Ma usun, et meil läheb siin päris põnevaks see jututeema kohe üle, nii kui ma selle mikrofoni käest ära annan, siis läheb huvitavaks. Ja nüüd tuleb Saaremaa mees teeb ühe sissejuhatava laulu siia ja siis hakkab Timo ja järjemööda siis tuleb rahvas peale. Aitäh! Sajande koha peal tammu, kuid ise end leidnud see sajas, pole võimalik olnud sul ammu ja räsitud tolvaneid majas. Pole näha, sa tahtnud ja rammu, pole jätkunud, et võidelda ajas. Valikuid mitmeid võid teha ja joosta või jalad rakku. Aja tolvanid välja, sest majas või muidu pead minema pakku. Su tuba on täis marakratte, kõik saama on tulnud su valgust. Sa vaata neid hädiseid tatte, kõik otsivad uut elu algust. Valikuid mitmeid võid teha ja joosta või jalad rakku. Aja tolvanid välja, sest majast või muidu pead minema pakku. Su tundeis on saabunud õhtu, kõik näljased sulanud massiks ja lööke saad järjest vaid kõhtu. Sa liigud ja paigal ei passi, su lahkus on teenida teisi. Ennast võid maha saad anda, sest tuppa sa lubanud teisi ja rohkem ei ole sul anda, sest tuppa sa lubanud teisi. Tere, kallis maarahvas! Ja teisel ei ole siin anda. Kallis Kungla rahva kogukond, kallid isandad ja emandad ja nende järeltulijad. Kungla rahva kogukonnaga oli plaan täna, et saame mõne inimesega siin kokku ja lihtsalt vestleme. 2 nädalat tagasi saime kokku Hellenurmes. Kõige parem platvorm, mis üldse inimeste jaoks olla saab, on põlla peal. Seal rääkisime siis kasemahlast, mida nimetatakse nooruse eliksiiriks. Täna 2 nädalat hiljem räägime me veel olulisemast vedelikust, elu eliksiirist, veest. Nädal aega tagasi oma saates puudutasime siis fosforiidi teemat, kuna üks teatud seltskond, kellel mul on selline tunne aeg-ajalt, ei ole mitte hing, vaid need on need inimesed, teistmoodi ei ole see seletatavad, et nad nii teevad, neil on hind. Ja see fosforiidi kaevandamine paljude jaoks tuleb see üllatusena, aga täna on alanud siis 3. fosforiidi sõda, nii öelda. Olen avastanud enda jaoks sellise legendaarse mehe YouTube'i lehe, nagu seda oli Juhan Aare. Ma ei hakka rääkima siin, mida tähendab see, kui meil hakatakse Eestis fosforiiti kaevandama. See minu tütar ja minu naine. Et sellega võetakse meilt kõik, kogu võimalus elada siin maal. Ja rääkides sellest Kungla rahva kogukonnast, kes on deklareerinud, et me oleme rahu ja armastuse poolt. Armastus ei olegi midagi muud kui teineteise hoidmine, looduse hoidmine, teiste liikide hoidmine. Ja meil on, kui ma alustasin nüüd seda nii-öelda improviseeritud kõnet, ma tervitasin teid maarahvas, Kungla rahvas, ükskõik kuidas ma neid tiitleid, ma võiksin neid siin lõputult lugeda, aga on 2 asja, mis meid kõiki ühendab. On see emake maa ja see ilmaruum.
ükskõik, kuidas me endid nimetame. Ma võiks veel palju asju rääkida siin, aga ma ei tee seda väga pikalt, seda sissejuhatust, mul kõne jäi maha, see, mis ma eile kirjutasin, et katsun improviseerida. Täna siis esinevad meile või teevad sellise ettekande, me saame hiljem neile siis ka küsimuse esitada, on Peep Vassiljev, kes on Sõmeru vallavolikogu esimees. Ei ole? Vabandust, Rakvere vallavolikogu esimees ja lavivee villimisega tegelev ettevõtja Ülle. Et näed, vaat see on see improvisatsioon paberi maha, Tiiu. Ja hiljem saate kõik teie sõna, et me teeme niimoodi, et kui meil on küsimusi, siis tuleme lava peale ja küsime siin. Tänane ettevõtmine filmitakse ka Peeter Proosi poolt üles, mis läheb, ma arvan, et siuke nädala jooksul, ütleme siis niimoodi, massidesse. Et saab seda siis jagada ja inimesi nii-öelda äratada ja selle teemaga siis kurssi viia. Nüüd ma hakkan juba kokutama. Ühte asja ma tahan veel öelda, et mis puudutab seda fosforiidi sõda, et hästi palju me kõik kuuleme seda ja eks ma olen seda ise ka teinud, et me ütleme teistele, mida teine peab tegema. Üks asi, milles me peame kokku leppima, on see, kas me peame kõik midagi tegema või me ei pea keegi mitte midagi tegema. Minu poolt sissejuhatuseks kõik. Kutsun siis Peep Vassiljevi lavale, Rakvere vallavolikogu esimehe, et peab väikse sellise sissejuhatuse ära ja eks siis hiljem saame küsimusi küsida. Aitäh teile, kallid sõbrad!